Tere tulemast kõigile meie esimesele virtuaalsele kliendipäevale. Täna on plaanis tutvustada ühte hiljuti Harjumaale ehitatud CLT Element maja. Ja ilmselt olete juba tutvunud ka selle virtuaaltuuriga, mis on üles pandud selle jaoks, et saate sealt rahulikult seda maja siis vaadelda ja esitada oma küsimused meile, et oleme valmis vastama ja püüame anda head informatsiooni. Räägin natukene sellest majast, mida te saate seal siis vaadata ja kus ringi jalutada. Et tegemist, nagu Kuldar ütles, on CLT elementidest tehtud majaga. Et ühe pereelamu, kus on siis planeeritud 3 magamistuba, elutuba, köök, abipinnad, garderoobid, pesuruumid. Võib-olla sellise huvitava põhiplaanilise lahendusega, et ta moodustab nagu 2 eraldi tiiba, et üks pool on siis justkui nagu laste magamistoa ja pesuruumiga osa ja teine siis üldruumid nagu köök, söögituba ja vanemate magamistuba. Ja nende 2 hoonetiiva vaheline osa siis nagu ühendub sellise sisemise hooviga, kuhu avanevad väga suured klaaspinnad. Võib-olla sellistest tehnilistest näitajatest, et hoone üldpind on 167 ruutmeetrit ja ehitusalune pind 249. Ja hoone väljast, kui vaadata, et siis tegemist on vertikaalse laudisega kaetud, lameda katusega hoonega. Laudise võib-olla selliseks eripäradeks on see, et pikemates külgedes, kus on siis seda tumedat laudist kasutatud, on ta erineva laiusega, mis annab selle fassaadile sellise elavama pildi ja huvitama vaate ja sellised varjualused on siis värvitooniga eristatud, et seal on kasutatud teises toonis sellist pruuni vertikaalset lauda siis samuti. Seinakonstruktsioon on CLT paneel, mis on siis soojustatud väljaspoolt ja laudisega kaetud, nagu ma siin just rääkisin. Antud hoones siis küttesüsteem on maaküte, on tehniline ruum, kuhu siis on paigutatud seesama maakütteseade ja väljas on pinnase kollektor paigaldatud, ventilatsiooniõhu eest vastutav ventilatsiooniagregaat, mis siis annab eelsoojendatud õhu eluruumidesse ja tõmbab niisketest ruumidest siis nii-öelda kasutatud õhu välja. Kas CLT jätta sisemisse interjööri avatuks, ma natuke oma sõnadega tõlkisin ümber, et selles mõttes ilmselt Kuldar võib võib-olla vastata, et meil ta ongi avatud, aga Kuldar võib siis öelda, kuidas me teda töötlema või mismoodi me teda jätame siin. Ja meie planeerimegi oma massiivpuithoored, on see siis liimpalk või siis ka CLT maja, ikkagi selliselt, et see puidupind jääb ka eksponeerituna. Meie ise ja meie kliendid kindlasti ka, neile just meeldibki just seesama puidu struktuur, puidu visuaal, see hea sisekliima, mis puitmajas loomulikult on. Aga jah, et me seda puitpinda välisseinte osas kuidagi ära katma eraldi ei hakka või ei ole seda ka teinud. Loomulikult on teatud ruumid, kus seda tuleb teha, näiteks pesuruumid, niisked ruumid, et seal tõepoolest juba tuleb see sein siis ka kinni katta ja teha sinna hüdrolisatsioon peale ning ära plaatida. Aga elutoad, magamistoad, üldkasutavad ruumid me ikkagi jätame selle puidupinna seal eksponeerituna. Viimistluse poole pealt võib-olla lisaksime nii palju, et vastavalt enda soovidele, mismoodi seda siis viimistleda. Üldiselt tänane suundumus on ikkagi sellised helged ja valged pinnad, et valge lasuurse värviga siis see palgi või CLT pind ära viimistleda, mis annab talle ka päikese vastu teatud kaitse. Jah, ja võib-olla märgiks ära, et see puit, millest me need elemendid teeme, on siis kuusepuu. Ja kuusepuu ongi selline heledam pind jääb seal ka seina tasapinnas. Tal on oksakohti võrreldes näiteks männipuuga natukene rohkem, aga nad on palju väikesemad ja nad on natukene vähem näha kokku võttes. Et selles mõttes selline heledam ja ühtlane struktuur on üsnagi kuusepuul. Kas Eestis saab ehitada CLT-st passiivmaja?
et normide koha pealt kohe Liis kindlasti räägib, aga ma mõne tehnilise osa võib-olla jutustaks konkreetsele majamudelile sisse ka. Et see maja tegelikult ehitati meil tänasest päevast natukene üle aasta aega tagasi. Maja omaniku käest me saime reaalsed kütte või ütleme siis elektrikulu andmed, mis siis keskmine pere ehk 4-liikmeline pere selles aasta jooksul majas kasutasid. Loomulikult pere sellised kombed on kindlasti natukene kõikuvad, aga suures laiast vastus annab see ülevaate. Konkreetse maja aastane energiatarve oli 11 200 kilovatt-tundi ja selle, kui jagada maja ruutmeetritega läbi, siis kui ma nüüd ei eksi numbrist, oli 62,5 või 62,8 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta. Et nüüd Liis võib natukene kommenteerida, et mis on meil tänasel päeval uute normide kohaselt A-klassi maja, mis on B-klassi maja. Et võib-olla teed ülevaate. Jah, et antud maja on registrijärgselt siis B-klassi maja ja siin nagu reaalsete ja nii-öelda arvutuslike numbrite erinevus tulebki sellest arvutusmetoodikast, kus siis nagu elektrienergiale kuluv hulk korrutatakse läbi arvutustest teatud konfitsendiga. Et kui me räägime passiivmajadest või ligi nullenergiamajadest, ütleme sellises mõistes, nagu ta täna seaduses on, siis need suurusjärgud siis on olenevalt maja suurusest 145 ja 120 kilovatt-tunni vahel. Ja tuletan siis korra veel meelde, et antud konkreetsel majal oli reaalne tarbimine oli 63 kilovatt-tundi ruutmeetriga, praktiliselt poole vähem. Jah, et üldiselt me oleme seda ka näinud, et see arvutuslik märgises on suurusjärgu võrra 2 korda suurem see number, aga siin seda reaalset tarbimist täna nagu otseselt ei arvestata, vaid võetakse standardses nii-öelda arvutusmudelis siis energiaarvutuste kõigil ühtsete standardite alusel. Kui nüüd rääkida passiivmajast, siis tänases seadusandluses otseselt sellist passiivmaja mõistet ei ole. Küll on võimalik passiivmaju ehitada, kui nüüd endal on soov täiesti selles mõistes nagu sertifitseeritud passiivmaja teha, et selle jaoks on siis eraldi projekteerimisfirmad olemas, et kellel siis vastav litsents ka või nagu see oskusteave täpsemalt on. Et kui on väga konkreetsed soovid, siis on mõistlikum juba projekteerimise algusfaasis need projekteerijaga läbi rääkida, et CLT-st on võimalik seda teha, aga kindlasti soojustatuna ehk siis sellisest CLT elemendist ja siin tuleb kindlasti vaadata ka, millised on siis tehnosüsteemid, nende voolutarve küttele ja ventilatsioonile. Võib-olla on seal teatud vajadus akende suurusi korrigeerida, olenevalt siis ilmakaartest, varjustust ja kõike muud sellist, et eks ta võimalik on, oleks selline üldine vastus, aga milliste nüanssidega, et seda peaks siis juba detailsemalt läbi arutama ja seda võib ka meie juures konsultatsiooni juures siis algatuseks paika saada. Kuidas praegu inimeste eelistus on, et kas pigem CLT-majad või palkmajad või mis see suundumus on? Nojah, kui me tegeleme majadega juba aastast 2003, siis me alustasime liinpalkmajadega ja senimaani on loomulikult liinpalkmajad väga olulisel kohal meie nii-öelda tooteportfellis. Aga CLT-majade osakaal on selges kasvutrendis. Kui me esimesed CLT-maja ilmselt ehitasime tänaseks võib-olla 4 aastat tagasi ja siis oligi aastas ainukene hoone nii-öelda, siis praegu järgmiseks aastaks me planeerime ikkagi CLT-majade mahtu juba suhteliselt sarnaseks palkmajadega. Ehk siis ma näen, et need 2 kontseptsiooni, see liinpalk ja CLT-maja tegelikult täiendavad teineteist väga hästi. Nad ei pea välistama teineteist ja teatud juhtudel võib sobida siis konkreetse maja ehitamiseks nii liinpalk kui ka siis see CLT.
aga selle me juba siis tegelikult tavaliselt selle protsessi käigus oma tellijatega täpsustamegi ja jõuame mingi hetk siis selle teadmiseni, et kas me siis ehitame selle maja nüüd palkmajana või siis tegelikult CLT elementmajana. Et igal juhul ma näen, et see CLT osakaal on tõusmas ja võib-olla mingil hetkel ikkagi elumaja segmendis konkreetselt on ikkagi CLT maja põhiline toode meie portfellis. 4 aastat tagasi oli see suhteliselt uuenduslik veel ja eriti elamuehitus seda vist ei ole ka nii suurel määral jõudnud kui mujale. Näiteks ühiskondlikes hoonetes on hakatud üha rohkem ka puitu kasutama. Ja kui Euroopas tehakse suuremaid hooneid, kasutatakse siis CLT paneele, konstruktiivsete elementidena väga pikka aega tegelikult, siis eramusse on ta tulnud tõesti suht hiljuti. Võin öelda, et me oleme kahjuks esimesi selles valdkonnas või püüame olla sellised pioneerid mingit pidi ja oleme seda asja arendanud juba aastaid ja me näeme, et iga aastaga saabki see kontseptsioon ka meie jaoks küpsemaks. Ehk siis ma usun küll, et ja samal ajal võib öelda, et on ka üha rohkem erinevaid pakkujaid tekkinud turule, kes siis seda CLT-d müüvad ja sellest maju konstrueerivad ja ehitavad. Aga millised eelised sellel CLT-l on võrreldes siis varasemalt liimpalgi lahenduste puhul? Oskad välja tuua mõned? Ütleks võib-olla kõigepealt, et mõlemad on selles mõttes väga head materjalid. Mõlemad on ka üsna sarnased materjalid oma olemused. Aga võib-olla CLT maja või CLT konstruktsioon sobib pigem võib-olla moodsama arhitektuuri puhul, pigem linnamajade puhul, kui me planeerime ikkagi Tallinna kesklinna hoonet, siis võib-olla liimpalkmaja ei sobi oma vormi poolest kõige paremini sellesse, kuigi ka palkmaja võib tegelikult projekteerida vägagi linnalikus stiilis. Aga jah, kui ka tellijal on soov näiteks kasutada väga suuri klaaspindasid, kui on suuremate hoonete puhul, võib-olla selliste eritaolisemate hoonete puhul on CLT asjakohasem materjal. CLT puhul on ka see eelis, et me saame fassaadi materjaliga natuke rohkem mängida kui sellise klassikalise palkmaja puhul, et seal ei ole, saab erinevaid laudiseid kasutada, erinevaid võib-olla laudise suundi, et ka sellisest vertikaalset laudist on ju. Jah, nagu ka selle sama ühekordse maja, Harjumaa maja, mida me täna esitleme, seal on samamoodi vertikaalne laudis, et tõepoolest ja tegelikult on võimalik ka veel lõpuks teha krohvitud pind, et kui teatud piirkondades ei ole puitfassaad üldse lubatud, siis me saame selle sama hea puitmaja ikkagi ehitada, aga fassaad on lihtsalt krohvitud. Kas Finlox saaks ehitada ka suvilat, mis on 20 ruutmeetrit, sulgudes ei vaja ehitusluba ning kui palju oleks orienteeriv maksumus ja lisaks eelmisele küsimusele siis seesama inimene jätkas, mis oleks teie pakutav lahendus, kui tahaks väikest suvilat, samas ei taha üle mõistuse suurt summat välja käia, sulgudes teie majad on väga ilusad, täname küsija oli Julia. Aga Kuldri võib-olla... Ma võib-olla korraks võtaks selle teema enda arutellu. Et kui me räägime nüüd sellest 20 ruutmeetrises ehitusaluse pinnaga hoonest, et see on põhimõtteliselt ju 4x5 meetrit, et me oleme mõne sellise pisikese abihoone nagu rajanud, aga suvilaks on ta võib-olla natukene liiga väike, et sisuliselt mahub sulle sinna ainult üks tuba või siis väiksemat sorti eesruumiga saunamaja. Ja kindlasti ma tahaks ka siin Juliale öelda, et isegi kui see ei nõua ehitusluba tänases seaduses, et siis selle paigaldamise ja püstitamise juures tuleb jälgida, et ta vastaks ikkagi kehtivale seadusandlusele, et näiteks naaberhoonetest 8 meetrit. Kui on kinnistul üldse lubatud selliseid hulkhooneid nagu rajada, et seal vaatamata sellest ehitusloa kohustuse puudumisest tuleb ikkagi natukene selgeks teha endale, et kas selle püstitamine on enda kinnistule ka lubatud. Ja ehitusluba ei vaja ka natukene suurem hoone. Jah, ja võib-olla lisaks, et need mikrovajad tegelikult tulevad ka rohkem pilti. Me näeme ju Aasias näiteks ja erinevatest välisriikidest just on mikromajad kuidagi väga populaarsed. Et meie tõepoolest ikkagi ehitame senimaani pigem natuke suuremaid maju, et ütleme, alates seal 70-80 ruutmeetrit on need hooned, mida meie tavaliselt
rajame, aga kui küsimus on selline, et kas me saame ehitada 20 ruutmeetrise suvila, siis me kindlasti seda saame. Et see ei ole kuidagi probleemiks. Aga nagu Liis just mainiski, et ega ka tegelikult selle väikse hoone puhul on omad nõuded, mida tuleb siiski täita. Ja hinna poole pealt, hind on tõesti väga keeruline niimoodi ühe lausega öelda ja kilo ja ruutmeetri kaupa me tegelikult ju neid hooneid ei müü, et ikkagi me müüme terviklahendusi ja seda kontseptsiooni kokku võttes, aga seda võib küll öelda, et väiksemate majade puhul kipub see ruutmeetri hind ka kõrgem olema siiski, kui me võtame siin 20 ruutmeetrise maja või siis 150 ruutmeetrise maja, siis loomulikult need ruutmeetri hinnavahed on isegi võib-olla kahekordsed kokkuvõttes. No 20 ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga majja see väga palju siselahendust väga ei paiguta, et sul... Jah, ja tehnosüsteeme ilmselt sa selliseid mis sa rajaksid 150 ruutmeetrise maja puhul. Aga seda välispiirde pindala versus põrandapinda, mis sa saad, seal võivad nagu need... Pigem arvan, et see 20 ruutmeetrine kilo hinnas kindlasti kallim kui tavamõõtmetes. Jah, et sellise suvilate puhul on ka ju meil lubatud ilma ehitusloata, küll ehitusteatisega ehitada suuremaid hooneid, et võib-olla siin on ikkagi mõistlik ehitada, mitte pidada nii palju kinni sellest ruutmeetrist, vaid leida nagu ka väikse maja puhul selline optimaalne ruutmetraaž, mis ikkagi siseruumiliselt kõiki soove rahuldaks. Mis on CLT maja eelised, kui võrrelda soojuse ja heliisolatsiooni näitajaid palk ja puitserestik majadega. Et ma võib-olla natukene ise alustaksin jälle seda teemat, nagu, mis me siin eelnevalt oli. Jah, et konkreetne maja, mida me vaatlesime, et veel kordan, et konkreetne maja, tema ruutmeetreid oli vist 167 ja sellele majale siis kulus ühe aasta jooksul 11 200 kilovatt-tundi elektrienergiat. Majal puudub või majal ei ole päikesepaneele, kuid on, eks ju, maakütte soojuspump, et see siis iseloomustab selle maja tegelikult väga head energia püsivuse taset. Mis nüüd selle CLT maja nagu sellise soojuse pidavuse eelist veel nagu iseloomustab, et näiteks konkreetse maja selline alarõhutest oli ka suurusjärgus 0,60 midagi, et 65 vist ka. Et ehk see CLT paneel on, tal on liitid vähem. Meie kasutame sellist CLT paneeli, millel kõik, ütleme siis, liimitud lamelli küljed on omavahel kokku liimitud, et see paneel ise on väga tuulepüsiv. Õhutihe. Et aga... Seal oli küsimus vist täpsemalt U-arvude kohta. Tal ei olnud otseselt U-arvude kohta, aga soojuse ja heliisolatsiooni näitajad võrreldes palk ja puitserestik majadega. On selge, et palk puhtalt numbriliselt ilma soojustamata palkkonstruktsioon on nii-öelda numbriliselt kehvema soojusjuhtivuse näitajaga. Et mida rohkem sa sellist Eesti kliimasse vajalikku võib-olla seda soojustust sinna peale paned, et seda paremaks see näitaja ka läheb. Et oleneb ju kõik, milline karkassmaja täpselt on, et sellel CLT-l ja palkmajal on natukene võib-olla see siseõhkkonna eelis oluliselt suurem selle karkassmajal, kus enamasti on seespool sul lihtsalt kipsplaat ja see soojustus seal karkassi. Aga jah, selles mõttes võib-olla see seinte osakaal loomulikult maja soojakadudest on oluline, aga alati peaks vaatama ikkagi terviklikult kogu selle konstruktsiooni. Katuslagi, põrand, avatäited, et kõik see tervikuna moodustab kokkuvõttes meil ikkagi sellise soojapidavuse. Kompleteerimiskvaliteet. Ja sellest me tegelikult ka oma majade projekteerimisel ju lähtume, et lõpuks summa summarum on see siis CLT maja või on see ka liimpalkmaja. Mõlemad nad peavad vastama teatud kriteeriumitele, et üldse ehitusluba ja energiaklass saada. Ja seda need mõlemad majad ka tegelikult siis on, et endiselt, nagu ma alguseski mainisin, suurema osa maju meil on täna ka liimpalgist ja just elamud ja väga
mitmed nendest on ka täna täiesti A-klassi majad, eks ole. Ma nii palju selle heli selle teema kohta või helikindluse teema kohta ütlen, et üldjoontes on niimoodi, et heli pareerivad hästi rasked materjalid, heli summutavad pehmed materjalid, et kui me tahame saada helipidavat maja, siis maja sein peab olema või võiks olla pigem rasketest materjalist, et selles suhtes nii palk kui CLT võrreldes tavalise karkass seinaelemendiga on ta kindlasti oma erikaalult oluliselt raskem. Küll aga mitte tehes liiga ka ütleme karkassmajadele, et karkassmaja saada helipidavaks, et siis tuleb sellesse eriliselt ka suhtuda, et seal on vaja topeltkarkasse teha, kasutada vibratsioonikihte ja nii edasi, et aga jah, meie majad kliendid on happy'd, et keegi... Ma ütleks, et võib-olla need heliküsimused enamasti ei ole nagu sellest helist, mis sul väljastpoolt sisse tuleb. Et võib nagu pigem mõelda maja siseselt, et kas on vajadus mingid ruumid näiteks suurema helikindlusega, et leida siis need lahendused vaheseintele ja ka olulise elemendina vaheustele. Et kui sa tahaksidki, et sul on võib-olla on vaiksem mõnes magamistoas, kui on väga aktiivne tegevus elutoas. Et eramute puhul nagu pigem on nagu see ruumide vaheline heli liikumine, kuivõrd see, mis väljast sisse tuleb. Et kui Kuldar siin rääkis sellest, et tuleb vaadata maja ühtse tervikuna, et mis on nagu võib-olla tihti ka suurem küsimus ongi aknad. Et kui me räägime majadest, kus aknapinnad ja klaaspinnad lähevad järjest suuremaks, siis on oluline tähelepanu ka pöörata sellele, millised on selle akna tehnilised näitajad, et ta oleks samamoodi soojapidav ja helipidav. Aga jah, helipidavus ma ütleksin ka, et tegelikult seda tuleb iga projekti puhul sõltumata konstruktsioonist, sõltumata mis tüüpi majas on, et seda tuleks tegelikult projekteerimisel eraldi siis käsitleda ja sellesse eraldi sisse vaadata sellesse, kuidas seda paremini teha tavapärasest. Ma arvan, et seal on ka küsimus ikkagi asukohas. Et kui sa metsa sees oled, et on üks situatsioon suure maantee ääres, on see teine, et seal on kindlasti ka need nõuded ja vajadused erinevad. Seda kindlasti, aga ka hoone siseselt võib-olla, kui vaadata, võib-olla tehnoruumid võiks võimaluse planeerida kuidagi magamisruumidest näiteks eraldi või kaugemasse nurka, sest teatud mürafoon seal siiski tekib, et see on küll võib-olla selline külmkapi tugevusega hääl, mis see õhksoojuspump ka tegelikult tekitab, aga jällegi, et kui võimalik, siis võiks seda tehnoruumi sättida kuskile sinna kanti, kus ta jääb magamisruumidest näiteks natukene eemale. Mis see CLT ikkagi täpselt on ja kuidas toodetakse, et CLT siis tähendab oma tähtedelt cross laminated timber ehk ristkiht puit tõlgituna, et ta on mitmes kihis risti omavahel liimitud puitlamellid. Nagu siin eelnevalt jutust tuli välja, et meie kasutame sellist paneeli, kus need kihtidel kõik küljed on liimitud eelkõige sellepärast, et sellel paneelil oleks õhupüsivus ja ka tegelikult niiskus liikuvus oleks takistatud. Või tahad keegi veel? Ja võib-olla ka lihtsalt öeldes, et tegu on ikkagi massiivpuit konstruktsiooniga. Seda võib-olla ongi kõige tähtsam ka öelda, et meie, kes me siis teemegi massiivpuidust neid maju, siis liimpalk on tegelikult, ütleme, massiivpuit ja liimpuit just nimelt, aga ka see CLT on ikkagi liimpuit, millest me need hooned ehitame. Lihtsalt me tarnime siis, kui me palkmaja tarnime ja paigaldame palkhaaval objekti peal, siis CLT maja puhul me teeme need seinad valmis juba siis siseruumides, tootmishallis ja objektil on montaaž selle võrra oluliselt kiirem. Ehk siis, kui meil on majal 4 seina, siis me toomegi tehasest need 4 valmis seina objektile kraanaga, monteerime ja seinamontaaž keskmisel maja puhul on 1-2 päeva tegelikult. Et see on ülikiire ja see kindlasti annab teatud eelised võib-olla ka mõne muu konstruktsiooni suhtes. Et eks see prefab ingliskeelne sõna, et see eeltootmine või siseruumides tootmine on võib-olla selline
märksõna, mis täna selliste ehitiste puhul rohkem pilti tuleb. Ja CLT ise, ütleme, on see liinpuitkonstruktsioon on ikkagi juba mitukümmend aastat vana tegelikult. Aga jah, ütleme, eramute segmenti on ta jõudnud mõned aastad tagasi. Kas CLT majade puhul on mingid erilised nõuded vundamendile? Põhimõtteliselt ei ole. Ja, et põhimõtteliselt ei ole, et eks see vundamendi tüübi valik sõltub pigem ikkagi pinnasest, kinnistul nagu geoloogilisest kihtidest, et mingid erilisi nõudeid sellel ei ole, et oluline on kindlasti vundamendi pealispinna täpsus, sokli osa täpsus, et kuna elemendid on ikkagi suured, nad on sisuliselt terve seina ulatuses, et nende paigaldamine oleks võimalikult lihtne ja täpne, siis peab ka see ehitus sinna siis. Jah, et gabariitmõõdud peavad olema väga täpsed, sest elemendid toodetakse ju millimeetri pealt tegelikult eelnevalt valmis. Et kui sul kivimaja ehitamine käib ja vundament oli natuke suurem kui algselt planeeritud, siis sa teed kivimüüritisi ka suurema ja ilmselt väga suuri probleeme ei teki objekti peal. Finlag on loonud ühe nõude fundamentidele, fundament peab olema kvaliteet. Et noh, jah, täpne ja kvaliteetne ja ütleme, gabariitmõõdud on üks asi, samamoodi tasapinnalisus, et ta peab olema ikkagi ütleme, ühes kõrguses kogu perimeetri ulatuses. See tolerants on seal teatud lubatud, aga see ei saa olla suur. Et sellega me saame jälle sellise elemendi enda sellise õhupidavuse ja stabiilsuse ja tiheduse paremaks, kui see vundament on igatepidi mõõdus. Kui palju näidisprojekte on võimalik muuta või mõistlik mittesobiva projekti leidumisel projekteerida vastavalt soovidele, siis Finlogi maja? Kui palju sellisel juhul maja projekti maksumus suureneks ja nii edasi, et küsis siis Priit. Et see küsimus meile väga meeldib, et Kuldar tahab kindlasti kohe rõhutada, et Finlog enamasti teebki eriprojekte, mis on klientide soovidest tulenevalt, et aga... Ja, no, valdavas osas tõesti need majad meil Rätsepa ülikonna nii-öelda valmivad ja Liis, meie arhitekt, on enamus neid maju ka projekteerinud meie klientidele tegelikult, et tihtipeale tellijad ja kliendid tulevadki sellise küsimusega, et mul seal kodulehel mingi projekt meeldib, aga midagi siiski ei sobi selle konkreetse projekti puhul, siis me alati julgustamegi mõtlema laialt, avaralt. Kõiki neid projekte saab muuta ja muudetakse üldjuhul ja tegelikult ei ole mitte midagi katki, kui seal kodulehel ei olegi sobivat lahendust, et meie hea meelega tegelikult projekteerimegi need majad ikkagi vastavalt tegelikele vajadustele, on nii? Jah, et ka see maja ei ole ju meil mingisugune kodulehe nii-öelda välja pandud lahendus, et mina olen nagu ka alati seda rõhutanud, et need projektid, mis meil kodulehel on sinna valitud nagu sellise põhimõttega, et inimestel oleks koht, kus natukene unistada, kus natukene ideid ammutada ja leida endale nagu mingisugused meelepärased nüansid, mis teda või tema kodu võiksid hiljem siis nagu iseloomustada. Et meil on väga vähe selliseid projekte olnud, kus nii-öelda kodulehe näidisprojekt on täitsa üks-ühele töösse läinud, et pigem ongi need sellised Rätsepa ülikonnad meil koha peal puhtalt lehelt alustatud projektid või siis ka mõne teise arhitektuuribüroos tehtud projektide nii-öelda ainult ehituspool, et kõik lahendused on võimalikud ja me kindlasti ei ole kinni sellistes tüüpsetes lahendustes või tüüpsetes valikutes, et ja need projektid ei ole kuskil riiuli peal nii-öelda valmis, et need ongi nagu näidiseks sinna pandud. Ja nad enamasti ongi kellelegi ehitatud kodud tegelikult, eks, et me oleme siis need majad projekteerinud, ehitanud ja siis oleme oma klientidega kokku leppinud, et me võime neid disaine või siis seda näidisena kasutada nii-öelda, inspireerimaks meie uusi kliente. Ja kui küsimus on, et kas see eriprojekt, siis kui me sellega nullist projekteerime, läheb kuidagi kallimaks võrreldes meie näidisprojektiga, siis tegelikult absoluutselt mitte. Et iga projekt läheb hinnastamisel ikkagi vastavalt sellele, kuidas see hoone projekteeritud on. Et meil ei ole ju valmis detaile tehases mingite projektide lõikes, et iga projekt läheb nullist tootmisesse ja seetõttu ei ole ka hinnastamise seisukohast mitte mingisugust vahet. Hind ikkagi kujuneb sellest, kui suure või väikese me selle maja planeerime ja projekteerime, kui keerulise või kui lihtsa me selle projekteerime.
et siin on ka tellijal lõpuks ikkagi väga palju enda kaasa rääkida enda poolt, et kui me hakkame ka seda projekti tegema, siis me ka tegelikult seda eelarve poolt alati tellijatega käsitleme mingil määral, püüame anda mingisuguse tunnetuse või indikatsiooni, et mis suurjärkudest me räägime hoone täis terviklahenduse ehitamise puhul. Ja kui me hakkame projekteerima, siis me püüame juba ka ikkagi lähtuda sellest, et meil on mingisugune konkreetne eelarve, mille raames me peame nagu siis püsima. Seda on väga kihvt kõrvalt vaadata, et tegelikult kuidas kliendi soov lõpuks paberile tuleb ja meelib on muidugi alati kogeda, et enamus kliendid ikka on väga nagu rahul lõpptulemusega, kuna see on nagu sellise koostööna lõpuks toimunud eelkõige arhitekti ja kaasabil, et kliendid selline küsimus, et kui kõik CLT-kihid on liimitud üksteisega, siis toa poolt vaadatult ainult esimene õhuke puidukiht hingab ja ülejäänud on liimiga eraldatud ja läbi liimikihi ei hinga. Küsijaks on klient, kallis klient. Et ma tuleksin natukene kaugemale selle tehnilise küsimusega, et ennist mainisime, et näiteks konkreetse maja selline õhupidavusfaktor oli 0,62. See on siis õhulekke koefitsient Tarindi ruutmeetri kohta, eks. Norm on see, et õhulekke peab olema vähemalt 1 või väiksem, et meil on 40% parem siis. Et ehk tegelikult tänase ja eriti päevakohane, eks ju, tänane kallis energia hind, et maja peab olema iseenesest nii ehk naa õhutihe, et ehk nüüd sinna läheb see loogika natuke vastu, et kui ta on õhutihe, siis ta ei hinga, et kuidas te siis seda seletate. Ja tänapäevastel moodsatel majadel on loomulikult hästi oluline on sundventilatsioon, tänapäevaselt loomulikult soojustagastusega sundventilatsioon. Ja nüüd, mis puudutab sellise puidu hingamisse, et puidu, massiivne puit annab sellise niiskusregulatsiooni, et ta kogub natuke niiskust, ta annab seda niiskust välja, et ta annab sellise hästi hubase ja koduse tunde, aga veel rõhutan, et tänapäevase elu, kuidas öelda siis standardile maja ehitada, siis peab olema sundventilatsioon, mis siis tagab sellise sinu elutegevuses tekkiva hingamisvajaduse majale. Võib-olla Kuldar natukene. Ja selle hingavuse all võib-olla tõesti räägitakse väga palju, et puitmaja hingab või siis ei hinga mõne arvates. Võib-olla jah, see niiskuse regulatsioon on see, mida me võiksime siis selle hingamise all nii-öelda mõelda. Et kuna ta on selline materjal, mis siis akumuleerib seda õhuniiskust. Ütleme, kui õhk on niiskem, siis ta kogub selle enda sisse natukene ja kui ta on kuuem, siis ta annab selle jälle välja siseõhku. Ehk siis ta stabiliseerib seda veidikene. Aga tõepoolest, et seina õhupidavus ikkagi peab olema piisav ja kui ta hingaks seina kaudu, kui tuleks õhk läbi seinte, siis ta oleks lihtsalt, võib-olla see õhk on tõesti tore, mis tuleb väljast otse tuppa, aga see õhk on külm, seda tuleb üles kütta ja ta oleks selles mõttes oluliselt kulukam oleks see kütmise protsess kõik, et ta ei oleks kuidagi energiatõhus ja see ei vasta tõesti tänapäevastele ootustele enam. Alar küsib, et konkreetses majas ei ole näha tehnilist ruumi, et tehnilised ruumid loomulikult kõikides majades on olemas, et aga... Ja sealt tehnilisest ruumist ei olnud vist seda pilti tehtud, aga kui sinna köögi tagant minna, siis seal on selline väike abiruum ja sealt abiruumist tegelikult saab siis tehnilisse ruumi, ehk siis seal on ka uks näha. Et selle ukse taga nii-öelda köögi tagumises nurgas on siis olemas ikkagi tehniline ruum, kus on siis kütte- ja ventilatsiooniseadmed ja seal on ka natukene ruumi mõne asja nii-öelda hoiustamiseks, et iseenesest ruumi loogikast lähtudes on ta hästi paigutunud sinna hoone kubatuuri, et tema nii-öelda välistrasside ühenduspunktid on siis kõige lühemad teed pidi tänavale ja teiseks on siis ta sellises kohas, kus otseselt magamistoad ei ole vahetus läheduses või seina taga, et see köögi tagumine pool on selles suhtes nagu hea selle heliisolatsiooni
eemal hoidmiseks siis nagu magamisruumidest. Ja kui tehnoruumide kohta oli küsimus või konkreetse maja puhul ka, siis tõepoolest, kui me vaatame siin 15 aastat tagasi, siis hästi tihti ei olnudki tehnoruume hoonesse sisse planeeritud. Et pandigi, võib-olla ei olnud ka need pumbad siis nii populaarsed veel, et oligi kuidagi elektrikütte või ahikütte põhikütteks ja siis võib-olla ei olnudki väga vajadust tehnoruumil. Siis täna me ikkagi kõikidele hoonetele kindlasti tehnoruumid ka planeerime. Need on hädavajalikud tegelikult. Ja kui vaadata mõnda meie näidisprojekti ka, mis on kodulehel juba võib-olla aastast 2005 säilinud, siis seal ei pruugi olla ja tihtipeale klientidel ongi küsimused, et okei, et tore maja võiks meil sobida, aga kuhu me tehnoruumi planeerime või et seda ei olegi siia ette nähtud, siis kindlasti siin ongi jälle see koht, kus me võtame selle projekti ette. Kui muus osas tellijale see maja meeldib, siis me võtame selle projekti, natuke muudame, uuendame seda meie arhitektide käe all ja saabki siis ka see tehnoruum sinna kindlasti sisse planeeritud. Ja tehnoruum võiks olla ikkagi tänasel päeval vähemalt selline 4,5-5 ruutu, mitte väiksem, eks ole. Just. Et mida ma veel sellistest eripäradest võib-olla selle maja puhul, mida me saame täna vaadata, välja toon, mis võib-olla ei ole sellise klassikalise lahenduste osa, et sellel majas ei ole sauna, et lihtsalt selle kodu omanikud ei pidanud vajalikuks endale sauna ehitamist antud hoone mahus ja mis puudub on ka kamiin. Et see ei tähenda, et seda ei saaks siia näiteks ka paigaldada või panna, aga lihtsalt selles projektis lihtsalt kui välja tuua sellised eripärased, mida tavaliselt on Eesti kodudes alati olemas, et siis seda ka siin ei ole ja kui sellist mööblipaigutust natukene vaadata, et siis on kindlasti ka huvitav lahendus köögi puhul, kus ei ole sellist eraldiseisvat köögilauda või söögikohta, et see on kõik selliselt integreeritud siis nagu ühtse köögilahendusena ja sellise hästi suure ja mõnusa töötasapind lauana, et esiteks saab sinna nagu olla panipaigapinda juurde, et kapid on. Teiseks kindlasti toob selle pere võib-olla sinna õhtusele söögi tegemisele rohkem ligi, et kõik on nagu ühtselt koos ja selline ka võib-olla mitte väga tavapärane lahendus, mis meil viimastes majades natuke teistmoodi. Sauna osas võib-olla saaks juurde, kui ma tean seda projekti päris täpselt ja tean ka selle omanike mõtteid, siis ilmselt see saun oli plaanitud küll siis teha eraldi hoonena hiljem. Et majasse sisse seda ei planeeritud, aga tõepoolest valdavalt ikkagi nendele projektidele, mida me siis projekteerime ja ehitame, ikkagi saun on juba ka hoone põhimahus sisse planeeritud. Ja, aga ma näen ka siin mingit teatud muutusi, et on ka neid, kes ei tahagi majja, et tahakski, et see saunas käimine ja saunas olemine on nagu eraldi sündmus ja eraldi kogemus, et tihti hakatakse seda ka nagu nii-öelda teise hoone, abihoone konteksti nagu paigutama, et seal sellist nagu eraldi atmosfääri luua, et ka see on okei lahendus. Et natukene vanadest teadest aegadest, et jah, kui tõesti vanasti neid tehnoruume ei plaanitud, siis ei olnud üldse tavapäratu, et kui näiteks jutuks olnud ventilatsiooniagregaadid olid kuskil pööningu viimases nurgas hästi raskesti ligipääsetavad, et mis siis tulemus oli, et neid seadmeid ei hooldatud. Kas CLT-maja vajub vähem kui Viimpuit Baltmaja või mis peab nende mõlema puhul arvesse võtma, ehk siis selle vajumise seisukoha pealt, et? No tegelikult on CLT-maja hästi stabiilne, sellist vajumit kui sellist me eraldi saa kuidagi ei planeeri, ei arvesta. Kui liinpalkmaade puhul seda hiljuti veel tegime, siis tegelikult tänaseks on meil ka liinpalgi osas uuendused toimunud. Väga head uuendused, ma ütleksin, et me tarnime ka seda liinpalki täna mitte vajumana tegelikult. See tähendab seda, et ka liinpalgil siis need erinevad lamellid, millest palk kokku pannakse, osad neist on siis vertikaalselt sinna paigaldatud. Ja teadupärast püstsuunas, ütleme ka post ju tegelikult puitpost ei vaju, et seetõttu meil ka see palk täna on mitte vajuvas palgiprofiilist samamoodi CLT, mis siis ei vaju kõrgus suunas nii-öelda. Ehk pikisuunalised kihid hoiavad selle vajumise ära. Ja, no ja mõned millimeetrid vajuvad ilmselt kõik konstruktsioonid kokku võttes, aga me ei pea arvestama selliste
sentimeetriste suuruste vajumitega, mis võib olla ka tavapärase palkmaja puhul on üsna tavapärane. Ja sama küsimus oli ka Priidul, et panen mõlemad küsimused siin siis lukku selles mõttes. Ja võib-olla ütleski siinkohal, et kui inimene tahaks ikkagi puitmaja ja puit kui selline meeldib ja sisekliima meeldib puitmaja puhul, aga nad tihtipeale ongi kuulnud ka seda, et see palkmajaga on teatud probleemid, eks just nimelt vajumitest tulenevad probleemid ja ebamugavused, siis meie pakutavad nii liinpalkmajade kui ka siis CLT-majade puhul neid probleeme me siis ei kohta. Küsimus mittevajuva palgi kohta, kui vahekihis lamell on püstises asendis ehk siis vertikaalses, siis kas toapoolses lamelli hakkab tekkima pragusid, kuna erisuunaliste puidulamellide kuivamine ja kahanemine toimub ilmselt erinevalt. Püstise lamellikiht vajub, kahaneb vahekihis vähem võrreldes teistpidiste kihtidega. Jah, selles mõttes tähelepanek õige, et võib-olla Kuldar sa natukene avad seda teemat. Nojah, peaks ütlema, et need kihid on ikkagi siiski omavahel liimitud, eks, et see mängimine selles mõttes nagu maha võetud. Aga see sisemine kiht ilmselt ka siseruumis, kus on kuivam õhk, ikkagi kipub natukene rohkem kuivama küll, et me võime seal puidupinnas selliseid väiksemaid pragusi kindlasti näha, et see on täiesti võimalik, aga suures piires ta jääb ikkagi väga ühtlast kuju ja visuaali. Aga jah, sisemine lamell ilmselt siseõhus rohkem siiski kuivaga natukene rohkem kahaneb. Aga see ei tähenda kuidagi, et see palk kokkuvõttes oleks kuidagi ebastabiilne või see pind ka kokkuvõttes kuidagi väga rikutud pragude poolt. Visuaalselt. Me oleme visuaalselt just, et me oleme neid maju ikkagi juba mitmeid aastaid siin püsitanud sellisest palgist ja omame head kogemust ja ka pärast garantiiperioodi oleme näinud neid hooneid. Selles mõttes on toimiv lahendus, mida julgen kindlasti soovitada. Ja siinkohal tegelikult kindlasti on olnud kliente, kes võib-olla ei ole endale teinud selgeks, et mis on puidu selline looduslik eripära, ja võib-olla natukene nina kriimsutanud ühe pisikese prao pärast siin ja seal, et puidu omadus on kohati pragunemist näidata ja praguneda mõnest kohast. Aga me räägime siin siiski mikropragudest, et me ei räägi sellist läbivatest pragudest, me ei räägi kuidagi energiakadudest läbi nende pragude või siis soojakaost. Need on ikkagi sellised pindmisesse lamelli tekkivad sellised mikropraod tegelikult. Et see on tema loomulik see, et tuues siia natukene ütleme niimoodi, et esimesed puit või palkmajad ilmselt Eestis olid ka mitte lamellidest, olidki kas siis otse palgist freesitud kantpalk või ümarpalk, et nendele palkidele tuli küll väga suured praod sisse, et kuna see ongi puidu loomulik käitumine kuivamisel, aga lamellides, kas ta on siis palkmaja või on ta siis CLT-paneel, sest tegelikult need praod on ikkagi minimaalsed. Ja peab ütlema, et hästi palju on sellist stereotüüpsust või inimestel ongi jäänud mulje, et kui me räägime palkmajast, siis me räägime sellisest ümarpalgist või siis ka tavalisest freesplussist, mis ongi selline hästi kohmakas oma olemus, et hästi pragude rohke ja selline ebastabiilne. Et siin tahakski öelda, et kui teil puit kui selline meeldib ja soovite ikkagi ka elumaja planeerida, siis tegelikult see liimpuit on ikkagi, ma ütleksin, väga õige materjal selleks ja seal me selliseid probleeme kuidagi ei kohta. Millised tingimused on juurdepääsu teedel siis ehitatava maja puhul, et nii mõnigi reklaamib välja, et ehitan teie maja kuhu iganes, aga mis tihti osutub siis selliseks reklaamikampaaniaks, et kas Winlog ikka suudab igale poole ehitada, või mis tingimusi me nende teedele tahame luua, kui klient tahab soo tagumisse nurka näiteks ehitada? No saab kindlasti, küsimus on lõpuks ju kõik on võimalik maailmas. Küsimus on mõistlikuses ja eelarves, et sohu me ikkagi oma maju nii tavapäraselt ei raja. Teid küll seda küsinud, aga ma siin natuke fantaseerin. Ja tellija seisukohast ma ka ei soovitaks sohu omale kinnistust osta. Aga eks väga erinevatesse paikadesse on maju tehtud tõepoolest ja ka sellistesse, kus on väga raske ligipääs. Aga veel kord jah, ütleme ka juba kinnistu valikul võib-olla võiks seda aspekti silmas pidada.
sest et nagu ma ütlesin, kõike saab, küsimus on võib-olla eelarves, aga kas me tahame seda eelarvet nii kõrgeks ka ajada, ja see ligipääs kindlasti on üks faktoritest selle eelarve kujunemisel. Ja no siiamaani me pole ühtegi kopteriga alla lasknud maja, et ikkagi suured autod peavad sinna ligi ju saama. Et kui eriti veel, kui on CLT paneelidest hoone, et 2 meest ei võta seda paneeli ja jalutada sellega paar kilomeetrit kuskil metsa vahel, et seda tuleb kindlasti arvestada. Tee tuleb sinna ju juurdepääs saada. Kõige erilisemad juhtumid meie puhul on võib-olla Eestis sellised väikesaared, kus ongi, ei ole regulaarliinegi tegelikult, kus see transport tuleb kõik eriveostena tellida. Ja veel kord, et sellisel juhul on see kõik selline ekstra nii-öelda tellija jaoks, et tellija peab sellega arvestama, et see kõik maksab ka paraku päris palju. No mõnes konkreetsetes juhtudes on jäetud see osa nagu, kuidas öelda, avatult lahtiseks, et meie Finlock siiski tegeleb ju eelkõige maja ehitamise ja selle disainimisega. Ja kui on väga eripärane asukoht, siis läbirääkimise kliendiga siis on jäetud need asjad nagu vastavalt siis, kuidas seda parimat logistikat on võimalik leida. Ma arvan, et ega sellel elanikul teatud mugavusi ta soovib ka ju tulevikus kasutada, et kui tal täna kinnistul ei ole teed, et kui see just ei ole selline metsamajake, kuhu sa matkama lähed, siis sa tahad sinna ikkagi ka hilisemas faasis ju autoga ligi saada, et mingi juurdepääsu tee mingis ulatuses tuleb ju enamasti ikka rajada. Jah, et ligipääs ja kommunikatsioonid, elekter, vesi võiksid tegelikult ikkagi olemas olla. Kanalisatsiooni saab ka lokaalselt üldjuhul lahendada, kuigi see võib jällegi olla lisakulu, eks. No ja sõltub muidugi kliendi enda kontseptsioonist. Võib-olla ta tahabki hästi sellist looduslähedast ja kuidas öelda siis metsarüppes elada, kus on vihmavesi ja soe päike ainult. Aga ma ei kujuta ette, ma võib-olla lahmin natuke, aga ideeliselt on võimalik ju maju transportida ka helikopteriga, kui klient seda tõesti sellisesse kohta tahab. Paarisaja ruutmeetrina villa kuhugi metsamurda. Aga okei, see on natuke ultreeritud situatsioon. Jah, ütleme, mida ma tean, meie lähiriikides siin võib-olla Mägises Norras on üsna tavapärane see, et ikkagi see komplekt tarnitakse tegelikult viimane osa lähebki helikopteriga siis konkreetselt sellele krundile. Meil küll Eestis ei ole seda. Eestis on tasane maa ja õnneks on meil ligipääsetavus parem ja tavaliselt ikkagi keegi sohumaja ei planeeri. Mitme millimeetri paksust CLT plaatide soovitate? Kas eksisteerib maksimaalne soojuskihi paksus, näiteks 300 mm või 400 mm soojustust? Et see vist ilmselt Liis sina eest. CLT paneel ise on meil 100 mm paksune. Kui me räägime sellisest, kas või see sama maja, mida saab praegu vaadata ja seal on siis soojustuskiht 200 peal. Jah, muidugi seal ei ole piiranguid selles mõttes, et ta võib olla, me oleme 100 mm selle disainil planeerinud sellepärast sinna elementi, et ta on kõige optimaalsem sellisel kujul. Et me võime ta suurema teha tegelikult. Et saab ju ka teha 200-ne, sealt edasi võib-olla, ma ei tea, tekib nagu... No ütleme niimoodi, et meil tegelikult on olnud ju projekte, kus on CLT paneel olnud 240-70 mm, aga ei ole siis näiteks soojustust olnud ja see sõltub nagu kliendi enda lähenemisest. Ütleme niimoodi, et ega ma eeldan, et see 100 mm ei pea ka olema 100, et ideeliselt ta võiks ka väiksem olla, aga siit tuleb jälle nagu meie selline massiivpuidu kontseptsioon. Ja ikkagi ütleme selline kandev element meil sellel seinal on ikkagi see CLT paneel, et kui me sealt nagu hästi palju väiksemaks läheme või üldse väiksemaks läheme, et siis on see CLT justkui nagu siseviimistlus, et see kandev osa siis läheb juba sellele karkassile ja siis ei ole enam tegemist päris sellise CLT massiivpuiduga, vaid pigem karkassmaja, kuhu me oleme siis löönud CLT paneeli lihtsalt siseviimistluseks, et see 100 mm ongi nagu nende asjade optimaalne kesktee, et ikkagi see kandvus oleks ka tagatud. Ja mis puudutab seda soojustuspaksust väljaspool, et jah, loomulikult saab ka paksemaks minna, seal on küsimus alati ka nagu selles vajalikkuses ja ka selles, et see välissein ikkagi
läheb väga-väga paksuks, et mis tähendab, et ta võtab enda alla rohkem nagu pindala. Et ka arhitektuurse projekteerimise alguses me ju arutame need asjad läbi, et millised on kliendi soovid, vajadused ja millise funktsiooniga hoone on ja mida nagu klient soovib ja tahab saada sealt, et sealt ka need lahendused tulevad, et võib-olla jah, selline standardne on 200 soojustuspaksusega 100 millimeetrise CLT peal element ja kui sinna nüüd arvestada kõik välisvoodri nii-öelda tulenevad lisad juurde, on siis juba see seinapaksus seal 36 kuni 40 sentimeetrit vahemikus. Et sealt edasi minna võib-olla on nagu ebamõistlik. Oleks see kõige, aga kõik on võimalik jällegi, et küsimus on... Aga kui huvi on ja soovi on, miks mitte, tulge küsige. Jah, aga see samamoodi siin peaks nagu mõtlema ka seda, et see maja oleks siis ühtne tervik, et mis tähendab, et kui me seina paneksime näiteks 40 sentimeetrit villa, et siis peaks ka nagu korrelatsioonis olema soojustuspaksus laes ja siis võiks üle vaadata ka võib-olla põrandaaluse soojustuskihtide paksused ja kõik muu, et lõppkokkuvõttes võib öelda, et see taandub ka mingil määral eelarvele, et mis kõik on nagu ekstra ja lisad, et kuskil on see optimaalsuse piir või mõistlikkuse piir ka. Päris põnev on tegelikult ju vaadata ka, ütleme, Finlog on ikkagi täna ju rahvusvaheline ettevõte, meil tegutseme mitmel turul, Eesti, Soome, Venemaa ja Saksamaa, et kuidas sa seda osa suudaksid nagu lahti arutada, et kuidas sa meie teisi koduturgusid siis iseloomustad just sellest vaatevinklist? No, ütleme, siin on hästi palju muutusi, kui me üldse alustame näiteks ka Eesti turust, et kui me räägime majadest, mida võib-olla projekteeriti 8-7 aastat tagasi, et majad on läinud väiksemaks, kompaktsemaks ja võib-olla rohkem nagu funktsionaalsemaks. Ma ei tea muidugi, kas on minu süü või mitte, aga kuidagi nagu see selline Põhjamaades omane optimaalsus on nagu jõudnud ka Eesti eramuehitaja nagu teadvusesse, et selliseid suuri võib-olla halle nii tihti ei taheta ja nagu sükast väga tühja ruumi, et asjadel oleks oma funktsionaalsus. Et kui nüüd vaadata teisi turgusid, et võib-olla Soome puhul selline keskklassi maja võib-olla on natuke veel kompaktsem kui meil, et kuskil on need piirid, mis võib-olla meie Eesti kliendi jaoks on liiga ekstreemne. Võib-olla tubade suurused, näiteks lastetubade puhul ja saunade suurused võib-olla natukene väiksemad ja alati elektrikerisega, et Eestis on veel sellist puitkerise soovi ja nagu traditsiooni rohkem järgi. Ja Saksa turu puhul on natuke keerulisem, et seal on see arhitektuurne lahendus tihti natukene meie jaoks veel täna 100% mõistmatu. Ja seal on nagu teised sellised esteetilised siis soovid ja vajadused, mida nemad tahavad nagu palkmaja puhul näha, et võib-olla seal on natukene see palkmaja olemus ikkagi selline natukene robustsem, et selline klassikaline ja taladega ja muud asjad, et võib-olla see Põhjamaade suund on selline helge ja valge ja selline kergema joone peale, jah? Ja natuke moodsama joone peale, et võib-olla sealsed ehitatavad majad on natukene sellised klassikalisemad meie mõistes, mis võib-olla oli veel 15 aastat tagasi või 20 aastat tagasi sellised palkmajad Eestis. Meie proovi virtuaalsetel kliendipäevadel oli ka küsimus, et mis suunas see arhitektuuri osa Eestis nagu liigub, et just nagu meie sellise tegevussektoris, et Meil on jätkuvalt väga palju eriilmelisi, aga eks ta teatud sellistest üldistest moesuundadest on ikkagi ka haaratud, et suured klaaspinnad, võib-olla sellised täitsa klaaspakettide kasutamine on väga hoogsalt siin juba võib protsente lugeda, mitmest majast meil sellist klaasfassaadi kasutame.
aga ma arvan, et on ka tore, et on neid teisi kliente ka, kes ei lähe selle peavoolu suunaga kaasa, et on võimalus ka vahel selliseid klassikalisemaid maju teha ja seal on ka oma võlu ja olemus. Aga hästi huvitav ongi tihtipeale alguses, kui tellija tuleb, räägib, kõigepealt küsib, et kas A-klassi maja saab ja kui energiatõhus see maja ikkagi on ja siis, kui me arutleme selle üle, et milline see maja välja peab nägema, siis peab ikkagi olema hästi suured klaaspinnad ja suured avatud aatriumid ja nii edasi, et seal on teatud selline dilemma, eks, et kui me tahame ühelt poolt saada hästi avarat ja hästi suurte klaaspindadega hoonet, siis energiatõhusus tegelikult nagu kannatab selle all. Et seal peabki jälle leidma sellise sobiva kompromissi ja tasakaalu. No minu arvan, tehnilise inimesena on hea vaadata, et kuidas klient tegelikult oskab ja tahab ja on huvitatud küsima järjest, kuidas öelda siis, mitte keerukamaid, vaid pigem professionaalsemaid lahendusi nii räägitud ventilatsioonisüsteemist või jahutussüsteemist või küttesüsteemist või täna meil mõned projektid ka sellise juhtimise poole pealt majade natukene spetsiifilisemalt tulnud laua peale, et seda on nagu hea vaadata, et see trend läheb järjest nagu selliseks huvitavamaks ja keerulisemaks. Ja no võib-olla ka see, et inimestel nagu ligipääs sellele informatsioonile on täna ikkagi seda informatsiooni tuleb igalt poolt hästi palju peale, et selles nagu ise orienteeruda ja leida endale nagu sobivad lahendused on nagu mitte ainult siis nagu elamuehituses, vaid ka kogu üldises elus, et sealt nagu selekteerida siis ikkagi seda, mis on endale vajalik. Ja võiks usaldada spetsialiste, eks ole? Ma tahaks küll öelda jah, et ilmselt meil on ikkagi ka mingi kogemus, et me ei tee siin igapäevaselt esimest maja, et kogemus ja kindlasti see tagasiside, mis me saame juba tehtud lahenduste pealt, et me püüame ka alati paremaks saada ja leida nagu veel paremaid lahendusi iga järgmise majaga. Ja mis oleks üks hea kliendipäev, kui tuleks küsimus ka terviseohutuse kohta, et kiire vastus ilmselt tuleb siit poolt, ma arvan, et mis liinidega siis emba-kumba palkide puhul või CLT puhul, et mis liine kasutatakse, kas on terviseohutuliimiga, kas tekitavad allergiat? Nii liimpalk kui ka siis CLT toodetakse meil tegelikult Soomes, kus on väga karmid nõuded tegelikult sellistele asjadele. Ehk siis võib-olla lühike vastus retseptidesse süübimata on see, et ikkagi need liimid on vägagi testitud, kontrollitud ja tõestatud, sertifitseeritud, et nad on täiesti ohutud inimese tervisele. Ja liimikihid ka seal võib-olla teinekord arvatakse, et see on tohutu selline liimimass, mis sinna puidukihtide vahele pannakse. Et tegelikult on see ikkagi selline hästi õrn kiht, mis sinna seda liimi läheb. Ja kuivanud olekus on ta täiesti ohutu inimestele. Seda kinnitavad kõik dokumendid, sertifikaadid ja meie kogemus ka. Jah, meie kliendid on kõik elus ja terve. Aga ei, ilmselgelt, et need konkreetsed tehased on ju CE sertifitseeritud. Aga kui küsida sedapidi, et kas on ka olnud selline klient, kes on tulnud sooviga, et kas me saame maja planeerida ja ehitada 100% looduslikest materjalidest, siis kahjuks seda võimalust meil ikkagi täna päriselt ei ole. Et me võime, ja ka meie printsiip ongi, et võimalikult palju looduslähedasi ja looduslikke materjali kasutada. Kuid kui me räägime jällegi sellisest stabiilsusest, energiatõhususest, kaasaegsusest tehnosüsteemide osas, siis me ei saa kuidagi neid täis looduslikest materjalidest kahjuks planeerida neid hooneid. Aga just, et meil see puitu on seal võimalikult palju, piisavalt palju ja kilesid ja selliseid plastikuid me väldime ja selliseid tehislikke materjale. Tänase virtuaalse kliendipäeva teema, aga kindlasti puutub kokku ja sellega Annika küsib, et kas saaksite jagada nõu rahastusprotsessis. Tegu on ju etapiviisilise ehitusega, millised on võimalused, kohustused, millega peaks arvestama. Ma ei tea, kas me oskame täna sellele väga täpselt vastust anda, aga mingisuguse üldise vastuse vist. Jah, no see on just nimelt nagu küsija mainis, see on etapiviisiline ja nii ka kogu see rahastuse pool. Et see kõik on etappide kaupa, nagu ka ehitus. Kui me räägime terviklahendusest, siis me räägime suurusjärgust 10 ehitus- ja makse etapist.
nüüd, kuivõrd need maja komponendid tehakse konkreetselt selle projekti tarbeks, me tellime need siis tehasest vastavalt eri projektile nii-öelda tegelikult, siis nende komponentide eest, puitkomponentide eest me peame kindlasti ka küsima osaliselt ettemaksu, et sellega peab kindlasti arvestama. Ja üldjuhul ongi siis nii, et tellijad siis selle ettemaksu poole kas siis finantseerivad oma vahenditest või siis ka kaasavad juba panka teatud tingimustel, aga pangal ongi siin jällegi kindlasti omad soovid ja ütleme sellist rahastamise poolt peaks ikkagi suhteliselt varakult juba pangaga ka arutama, et võib-olla see esimene konsultatsioon Finlogiga ära teha, siit saab ka kindlasti sellise esmase hinnainfo ja selle põhjal tegelikult oleks mõistlik juba minna panka, kui on panga kaasamine ja uurida, mis on need põhimõtted, kuidas siis pank finantseerib seda projekti. Et seal see etapiviisilisus on ja kuna ka on teatud ettemaksu etapp, siis seal võivad sellised küsimused tekkida, mis vajavad eraldi tähelepanu. Et kui me räägime võtmed kätte lahendusest, siis on selline mõnus klišee, et võib-olla ma annan ukse ja võtmed ja palun, et siin see maja on. Et tegelikult terviklahenduse all peakski siis mõistma kogu seda ehituskulu ja kogu ehitusprotsessi alates projekteerimisest, vundamendi ehitusest, maja karp, siseviimistlus ja eriosad kõik. Ja võtmed kätte, et võtmed on siin ja maja otsi ise. Et eks seda infot, ma arvan, et kui alustada seda protsessi, siis on see virvarr väga kirju. Ja seal tulebki teha väga tõsine töö enda jaoks ja tulebki see aeg võtta, käia ka koha peal võib-olla ettevõtetes ja siis saamaks aru, mida siis konkreetselt mingi komplekt sisaldab, mida pakutakse. Et ka meie oleme kuulnud väga palju sellist tagasisidet klientidelt, kus kuskil on lubatud imehead hinda ja on isegi lepingusse mindud selle paketi ostuga ja siis tuleb välja, et tegelikult on sul üks posu materjale objekti peal ja need on paigaldamata näiteks. Just. Et Finlog siis igal juhul tarnib oma komplektid koos paigaldusega. Et selliseid asju me praktiliselt ei tee, et me toome ainult komplekti objektile ja siis paigaldage ise, et see paigaldus on ikkagi piisavalt spetsiifiline ja tagamaks sellist ühtlast ja head kvaliteeti, siis me näeme, et see komponentide komplekt peaks olema ikkagi meie poolt ka paigaldatud. Ja natukene ka tegelikult ju meie näo selline hoidmine ja kaitsmine, et võib-olla jah, see ütleme selline tehase komplektina me nimetame seda majakarpi. Majakarp võiks olla see minimaalne komplekt, mida me siis tarnime, see on siis suures piires maja välisseinad, uksed, aknad, katuse kattematerjal. Et see on oluline konstruktiivne osa, kui see on ilusti kokku pandud, komplekteeritud ja kokku pandud, siis me võime olla üsna kindlad, et maja üldine kvaliteet on hea. Mis on võtmed kätte maja puhul hinnanguline kuluv aeg projekteerimisest kuni võtmete üleandmiseni? See on natuke jälle, ütleme, ma oskan kommenteerida paremini võib-olla seda projekteerimise poolt. Kuldar saab siia lisada siis nagu selle ehituse perspektiivi, et projekteerimise pool oleneb peamiselt sellest, et mis punktist me stardime. Et kui meil on täna puhas leht ja me alustame täiesti nullist selles mõistes, et me hakkame looma alles sellist arhitektuurset kontseptsiooni ja lahendust, et siis kindlasti see projekteerimise faas pikeneb teatud kuu, kahe, kuu on võib-olla natuke liiga optimistlik, aga ütleme kahe kuu perioodis. Ja kui see nägemus on olemas, siis me saame sealt juba ikkagi edasi liikuda ehitusloa taotlemise jaoks vajalike projektide koostamine. Siia võib vajadusel olla kaasatud ka vee- ja kanalisatsiooniprojektid, energiamärgise arvutused ja siis see arhitektuurne eelprojekt võib-olla on veel mingid eriosade projekteerijad vajalikud ja sealt juba ehitusloa taotlus ja teised vajalikud projektdokumentatsioonid. Et selle võib-olla selline ajaline kestus võib-olla kuskil 4-5 kuud. Jah. Ütleme, kui kuudes kokku võtta. Ja kui me räägime 4-5 kuud siis seda projekteerimisfaasi, siis ehituse peale võiks planeerida ikkagi sõltuvalt maja suurusest ikka vähemasti kuskil pool aastat. Ehk siis tegelikult laias laastus me võiks rääkida, et kui meil on arhitektuurne projekt olemas, siis võib-olla ikkagi aasta on see ajaaken suuresti. Ütleme ehitusloast võib-olla või? Mõistlik on planeerida aasta, ütleme siis, kui meil on, kui ehitusluba on käes, siis tegelikult see maja ehitus ise tavaliselt võtab kuskil seal sõltuvalt maja suurusest, aga võib-olla 5 kuud kuni 8 kuud.
Aga siin lisandus siseviimistluse osa. Ei, me räägime ikkagi jah, ütleme, kui on selline kompaktsem maja, ühekorruseline 130-40 ruutmeetrit, siis meil see ehitusaeg objekti peal on kuskil ja maksimaalselt 5 kuud ütleks. Et võib-olla eks iga kord vaja täpsustada ja need tarneajad ka ju varieeruvad, vahepeal olid need tarneajad üsna pikad, sest materjale ei olnud ju saada eelmisest suvest rääkides. Siis, aga võib-olla kui esmaselt omale võtta selline ajaaken 1 aasta sellest, kui meil on projekt välja valitud, et siis see on suhteliselt realiseeritav ajaplaan. Ehk vastus Priidule, et kui täna tuled, siis järgmiseks jõuludeks võid külalised külla kutsuda. Jah, kuigi sellisel juhul peaks ütlema, et kiirustage seltsimehed, et läheb juba natukene kiireks. Aga... See on siis seotud selle ehitus, kuidas öelda, graafiku täitumisega. No tänasel päeval meil jah, ütleme, need majad, mis me täna oleme nüüd töösse võtmas, lepingus sõlmimas, siis me alustame nende majade ehitamist tegelikult suvekuudel. Ehk siis seal jah, sõltuvalt hooajast ikkagi on see ka projekteerimise staadiumi pikkus natuke erinev. Kas saaksite jagada häid näpunäiteid maja planeerimiseks, mis on A ja O, mida kiputakse sageli ära unustama? Võib-olla Liis või? Ma arvan, et kõigepealt peaks ikkagi alustama nagu oma pere vajadustest, et need põhilised ruumid, mida on vaja, mitu magamistuba, mitu pesuruumi, köök, söögituba, elutuba, kas need on ühtne ruum, kas need on eraldi, mismoodi on soov lahendada siis kas saunad või näiteks koduhoolduse ruumid, mida kiputakse sealt listist välja jääma, ongi seesama varasemalt räägitud tehniline ruum, et selle jaoks tuleks kindlasti ka täiendavad ruutmeetrid ette näha, suurusjärgustest seal kuskil 5 ruutmeetrit. Ja võib-olla nagu kuna ma ise ei ole päris nagu maja algusest peale mõtlema hakanud, et kas siis ühekordne või kahekordne, millised on minu kinnistul olevad nagu ehitusõiguse nõuded, et mida ma üldse oma kinnistul näiteks ehitadagi saan. Et seal on vahel on nagu olnud see, et ostetakse kinnistu süvenemata siis sellesse näiteks, mis detailplaneeringu nõuded on, et siinkohal oleme me ka oma klientidele seda oskusteavet ja nõud jaganud, et kui olete meile nagu konsultatsioonile tulnud, siis me saame ka nii-öelda inimkeeli panna siis vajadusel neid asju, mis on näiteks projekteerimistingimustes või detailplaneeringutes, et kas see maja, mida inimene unistab, üldse ka sinna on lubatud ehitada, et võib-olla need on need kohad, kus ma näen, et täna inimesed alati ei oska nagu lugeda ja oska vaadata või ei oska tähelepanu pöörata. Et sellised üldised olmeruumide kirjeldused on üpriski lihtsasti tulevad, et need tuleks siis enda jaoks läbi mõelda. Liis võib siin täiendada, aga mulle tundub ka, et vahest tuleb mõni klient meie juurde, näitab näpuga mõne projekti peale, et mulle meeldib see maja. Ja siis kui me hakkame, ja palun mulle midagi sellist, kui me hakkame siis süvenema, et mis seal konkreetselt selle maja juures teile meeldib, siis lõpuks me jõuame arusaamiseni, et talle meeldib maja värv näiteks või maja korrusilisus. Et võib-olla, kuidas arhitekt seda näeb, aga et võib-olla enda jaoks peaks kõigepealt selle ruumiprogrammi kuidagi püüdma ette kujutada, et tõesti, kui suurt ma seda maja vajan, mis ruumid seal vajalikud on. Ja siis see kest ja see vorm kuidagi tuleb sinna juurde. Kas on nii? Jah, et tihti me näeme ikkagi ka seda, et see esimene koht, mida inimene siis mõtleb, ongi see korruselisus, et kas on ühekorruseline hoone või see on kahekorruseline. Et üldiselt 3 on ikkagi harv lahendus. Et sealt võib-olla nagu peakski see algama ja enda jaoks nagu siis ka mingil määral läbi mõtlema, et mida sa siis näiteks erinevatel korrustel tahad näha, millised kas või elutuba võib ju olla ka teisel korrusel, et tavapäraselt on ta küll all, aga võib-olla sul on hästi ilus merevaade ja sa saaksid seda nautida seal elutoas teiselt korruselt, et võib-olla ongi oma mõtteid natukene korrastada, tulla konsultatsioonile, võib-olla koos läbi mõelda, võib-olla on mingid suunised, mida me saame siis nagu ka selle konsultatsiooni käigus üle vaadata ja seda mõtet siis nagu täiendada koos. Ja nagu sa algselt mainisid, siis tegelikult jah,
kõige esimene asi on see, et me peame siis aru saama, mis on see ehitusõigus, mis tüüpi hoonet, kui suurt, mitu korrust on, mis katusekalle on üldse lubatud konkreetse kinnistul. Jah, et ütleme Eestis üldiselt on need ikkagi väga normeeritud, eriti mida rohkem tiheasustusaladele me satume, ehk siis kõik sellised nagu linnaliku keskkonnaga piirkonnad on ikkagi teatud piirangutega, et kui me oleme kuskil üksikus metsatukas, kuhu läheb tee, siis seal kindlasti on see valik natukene vabam, aga tuleks võib-olla sealt nagu ka võib-olla natukene alustada, et mida ma siis saan ja millised piirangud võib-olla nagu piiranguks osutuvad, et tihti näiteks ei mõisteta hoone kõrguse piiranguid selliselt, et mida see siis näiteks maja visuaalile tähendab. Ja võib-olla siseviimistlusest me ei olegi täna väga pikalt rääkinud, et millised need valikud on ja millised need võimalused on, et need tegelikkuses on sellised kohad, mis tuleb ju ehituse käigus ühel hetkel ära otsustada, et mida keegi tahab endale näha põrandakattena ja millised siis need toonid on, kas see põrand on hele või see põrand on tume või on ta hoopis termotöödeldud puidust, et ka seal on kindlasti koht, kus tuleb ennast majaehituse faasis kurssi viia ja need valikud on seinast seina ja väga kirjud, et võimalus on ka muidugi alati sisearhitekti kaasata või sisekujundaja poole pöörduda, kes siis selles materjalide rägastikus aitab vajadusel orienteeruda. Jah, võib-olla jällegi meie kogemuse põhjalt võiski öelda ka, et kui inimestel on väga selline selge tunnetus endal olemas selle sisedisaini osas, siis loomulikult see kodu ju planeeritaksegi endale, et siis võib seda vabalt ka niimoodi ise planeerida. Aga kui see tunnetus puudub, siis oleks mõistlik tegelikult siis sisekujundaja või sisearhitekti poolega pöörduda. Ja seda võiks teha ikkagi võimalikult varases faasis, kui ikkagi ehitus on teada, et see hakkab pihta. Et see küsimus ongi see, et see võiks olla planeeritud varem natukene, et see ideede tulv ei tuleks kuidagi ehituse kestel juba. Kui me oleme ühtemoodi planeerinud hoone ja järsku tuleb välja, et me peame ikkagi väga palju muutma siseviimistlusest johtuvalt, et siis see on kindlasti protsessi seisukohast probleem ja pigem teeb selle asja keerulisemaks ja kallimaks kokkuvõttes. Ehk siis sisekujundaja võiks olla kaasatud juba võimalikult varases staadiumis, kui arhitektuurne projekt on valmis saanud. Aga on ka väga palju näiteid, kus ikkagi meie tellijad teevad ise oma sisekujunduse ja võib öelda, et niimoodi väga maitsekalt ja väga, väga sobilikult on need asjad ka tulnud ja lõpuks kõige tähtsam on ikkagi see, et inimene, kes seal elama hakkab või perekond, nad ise tunnevad ennast seal hästi, et see maja ei ole kuidagi planeeritud kellelegi teisele, et see ikkagi on endale koduks tehtud ja kui inimene tunneb ennast hästi, siis ongi kõik hästi. Ja, absoluutselt. Konkreetse maja kohta siis selle näiteks elutoas televiisori väga olevast seinast, et millest see sein tehtud on? Antud ta on karkasssein ja kaetud siis kipsplaadiga oli seal. Ja ilmselt seal on ka mingi puidupõhine plaat all tugevduseks pandud, sest me näeme, et siin on päris korralik lameekraaniga televiisor riputatud seina peale, et see peab kindlasti olema siis tugevdatud sein. Ja üldse me vaheseinad teemegi tavaliselt siis, kui me teeme puitsõrestikus, siis me kasutame seal sellist ka stabiilsemat kerdopuud, mis on ka siis liimpuit, mis ei mängi suugi. Ja seetõttu me saamegi selle seina ja ta on piisava paksusega, et kui sinna isolatsioon vahele panna ja kui mõlemal poole panna ka veel ehitusplaadid, et siis meil on selline korraliku helipidavusega stabiilne ja toimiv vaheseina lahendus. Ja viimistlus on täpselt selline, nagu siis igaüks soovib. Kerdopuu kohta saavad kõik ise, ma mõtlesin, et kas ma käepärast kohe leian selle, et näidata, aga guugeldada kerdopuu, et ta on selline hästi tugev ja selline stabiilne see, et ja ütleme, täitsa viimistlusplaadina me kasutame siis võib-olla firmatselli. Ja. Et see ei ole ka nagu nii-öelda tavaline kipsplaat, et see on natukene jah, firmatsell on kiudplaat, ta on oluliselt raskem tavalisest kipsplaadist, ta on nii-öelda ökoloogiline, tal pole sellist kartongi liimitud külge, mis siis ka võib niiskuse käes hallitama hakata. Et ta sobib ka niisketesse ruumidesse, ta on tugev. Sellistel majadel, kus ei ole ventilatsioon, eks? Meil on ventilatsioon olemas kõik. Igal juhul peab olema see plaat seal siis niiskust
niiskust pidav või see sobib sinna keskkonda, et see Fermatseli plaat seda kindlasti on. Et seetõttu seda me kasutame ka. Tahtsin tegelikult selle küsimuse juurde öelda, et kui klient ju soovib, ta võib ka vaheseinat teha ju CLT-st, et siin ju meil ei tohiks takistusi olla. No ütleme, jah, põhimõtteliselt võib. Ja. Et meil lihtsalt siin on mõningad küsimused, mis on natukene sellised võib-olla ka tehnilised laadi, et kui meil on näiteks pesuruumid ja sul on seal dušid, et sinna CLT sisse sa seda duši veetoru ära ei peida, et kas sa siis teed lahenduse, kus sul need on siis nähtavad või sa tekitad sinna teise kihi ikkagi. Katva kihi siis selle karkassi ja selle sama Fermatselli plaadiga. Et võib-olla seal on ka elektrijuhtmete vedamine vaheseintes, kui see on vajalik, et või siis plokiga saab ka ju teha tegelikult neid vaheseinasid. Jah, aga see on jällegi, ütleme, ajalises mõttes natukene töömahukam ja vajab nagu ka mitte puiduspetsialisti siis, et kes oleks hea käega plokiladuja. Just. Aga võimalused on, lihtsalt tuleb võimalused on, kindlasti ta teeb ka selle konstruktsiooni kallimaks. Kui nüüd tahta sellist samasugust viimistlust, nagu on välisseinas, et oleks ka vaheseinas, siis ma pigem soovitaksin võib-olla puitkarkassi endiselt, aga on olemas siis sellised CLT viimistluspaneelid samamoodi. Nad on nüüd 20 mm paksused ja ta jätabki siis kokkuvõttes samasuguse ilme, nagu on siis see CLT välissein. Kõik saab ühtlane. Hiljuti sai üks selline hoone tehtud ja jäi väga hea ja ühtlane viimistlus tegelikult. Ja ilmselt lähiajal me saame ka need pildid galeriis üles, et jälle natukene teistsugune. Ja see maja tuli ka hoopis teistmoodi, et ta on väga huvitav hoone meie referentsprojektide hulka juurde ja oli ka ühe eriprojekti järgi tehtud. Ja seal oli siis massiivne CLT ilma siis soojustuseta. Ilma välise soojustuseta, jah. Kuidas tagate CLT elementi vahelist õhupidavust? Kas siis elemendid on teibitud välispinnast või kuidas seda siis saavutatakse? Elemendi siis kokkupuutepunktid. No elementide kokkupuutepunktid, kui me elemendid nurgad oma vahel seome, siis seal ongi sellised väga täpsed tapid tehtud, kus on siis kas tihendid või liimühendused vastavalt projektile. Ja pikas seinas me ikkagi need ühenduskohad püüame ka teha vaheseinte asukohtadesse, et ei jääks nagu sellist vertikaalset ühenduspunkti siis pika seina keskele. Et see on kindlasti oluline osa projekteerimisest, et see ka visuaalselt oleks hea kvaliteediga. Ja kui on, ütleme, pikk sein, 12-meetrine sein, siis me elemendid teeme tavaliselt 2 tükist vähemasti, et me ei too ühte 12-meetrist seina objektile. Et see läheks logistiliselt keerukaks ja ta võib-olla ka paigalduse mõttes on montaaž natukene liiga keeruline. Just. Ja lihtsalt lisan siia ka, et tegelikult tihendeid kasutame ka meie palkmajadel ja üldjoontes Finlogi palkmajade alarõhutestid on ka ikkagi tegelikult väga edukalt läbitud olenemata, et elemente või ütleme selliseid detaile ju seina kohta on ju hästi palju ühenduskohtas. Ja tegelikult kui me mõtleme just seda alarõhutesti ja me oleme neid teinud aastate jooksul väga palju igas projektis praktiliselt, mida me siis paigaldame, me teeme alarõhutesti, aga termograafilise mõõdistuse pärast. Siis ütleme, absoluutne selline õhutihedusrekord on meil tegelikult senimaani palkmaja käes. Aga seal on nii palju taustaks öeldes, et ma ise usun, et samasuguse projektlahendusega palkmaja versus CLT maja peaks olema eelis CLT majal, aga ütleme selle õhutiheduse sellise ütleme siis testi tulemus sõltub väga palju ka sellest kontseptsioonist endast, et kuidas see maja on, millise projekti järgi tehtud. No julgeks ikkagi öelda, et jah, sõltub väga paljudest detailidest, et siin konkreetselt antud juhul, nagu ma ütlesin, on ikkagi ka palkmaja vägagi õhutihedaks tehtud. Ja, 0,5 on ilmselgelt. On olnud veel väiksemaid numbreid tegelikult meil mõistustes. Kas ma saan ka jahutuse panna siin? Ja mis võib-olla on teema, mis tegelikult selle suvega tuli päris kõvasti pinnale. Et palju kliendid jahutust soovivad. Ja no, ütleme selle maja orientatsioon iseenesest ja ka see, et nende suurte klaaspindades osaliselt on ikkagi ka varikatus
kindlasti vähendab seda jahutuse vajadust, aga mida rohkem me näeme selliseid elutubasid, mis on mõni ka läbi 2-korruse klaaspakettidega, et seal kindlasti on esimene valik ka see, et see aknaklaas või klaaspakett oleks siis päikesekaitse nii-öelda omadustega ja ka jahutuse vajadus, kas siis kogu majas või lokaalselt siis nendes ruumides, mis võivad suvisel ajal üle kuumeneda. Et tegelikult ka projekteerimise käigus energiaarvutusi tehes me seda kontrollime, et millised eluruumid võiksid sellisesse nii-öelda arvutuslikku ohtu sattuda ja sealt ka saame omapoolsed soovitused ja nõuded nii-öelda kliendile edasi anda, et kus võib see probleem tekkida. Aga lõunas avatud suur klaasfassaad ja väike ruum selle taga on kindlasti selle ohuga, et suvel ta üle kuumeneb. Ja sellel suvel kindlasti tuli neid küsimusi päris palju või tekkiski see diskussioon suuresti. Et varasemalt ikkagi niimoodi default jahutussüsteeme ei ole me küll hoonetesse projekteerinud, kui tellija pole seda just eriti soovinud. Aga nüüd ma näen, et ka juba siin projekti alguses, kui me hakkame seda hoonet planeerima, siis tegelikult see küsimus tuleb esitada ja tihtipeale ka see küsimus tuleb klientide enda poolt. Just. Aga jah, selles mõttes Liis, see väga hästi tõid välja küll, et see hoone planeerimisel on väga suur selle jahutuskoormuse osakaalu saab muuta. Ja kõige tõhusamad on, eks ju, välised kardinad, eks ju. Aga tihti need ei sobi kliendile. Võib-olla isegi mitte kardinad, vaid ongi nagu varikatus või nagu katusalune, mis oleks siis nende suurte klaaspindade ees, aga seal tulevadki alati need kompromissi küsimuse kohad, et tegelikult me ei taha sinna seda varikatust, et siis peab ka arvestama tagasiulatuvalt sellega, et see varjab seda päikesevalgust või seda valgust, mis näiteks talvisel ajal sisse tuleb. Et ka talvel sisse paistev päikesevalgus ju aitab kütta seda ruumi, mis seal sees on ja kuna puit siin hoiab seda soojust nii-öelda enda sees, siis kindlasti seal küll minimaalne, aga mingisugune efekt sellel nii-öelda talvise päikeseküttel mingil määral on, aga need on kõik sellised asjad, mis tuleb nagu koos läbi arutada ja leida need optimaalsed lahendused ja soovid ka, et kui ma ikkagi tahan ja selline peab olema, et siis tuleb ka need muud lahendused sinna nagu järgi mõelda. Just. Kuidas lae puhul tagatakse, et pragused ei ole tekkinud? Sõltub nüüd lae konstruktsioonist, et esiteks mis viimistlusmaterjali me kasutame seal, puitlagede puhul see ei ole ilmselt üldsegi teemaks. Kipslagede puhul võib see olla teemaks. Ma arvan, et see on iga konstruktsiooni tüübi puhul niimoodi, et kipslaed võivad teatud pragusi välja näidata mingi aja jooksul, kui on esimesed kütteperioodid läbi ja nii edasi. Aga eks see aluskonstruktsioon tuleb teha piisavalt tugev, et võib-olla selline kipsi alla tuleks täiendavalt ka ikkagi selline puitplaat paigaldada. Ja eks kipsi paigaldusel on kindlasti teatud omad nüansid ja nõksud, kuidas seda paigaldada niimoodi, et neid pragusi või pragude ohtu siis minimeerida. Ja veel kord võib-olla selline ühtlane sisekliima, ühtlane temperatuur, ühtlane niiskus sisaldus õhus. Need on kindlasti need väga olulised aspektid, mida tuleks iga hoone puhul jälgida. Mida ühtlasem see on, seda ühtlasem ka siseviimistsus tegelikult püsib. Just. Aga väga põnev, et täitsa tore oli. Kartsime võib-olla natukene hullemat, et kuidas meie esimene päev välja tuleb, aga küsimusi oli päris palju, väga asjalikke, et väga suured tänud, et mina tänan. Täname. Samad sõnad. Ja jälgige meie kodulehte ja meie postitusi ja kindlasti tuleb need päevased veel, et siis me võime siit vist selle otsestuudio kinni panna. Nägemist. Nägemist.